Tere, Andres! Tere, Lisanna! Aitäh, et sa oled täna kolledžisse tulnud. Ja mul on kohe esimene küsimus sulle, et millega sa praegu üldse tegeled? Praegu viimased 2 aastat on mul tekkinud üks äge hobi, mis saigi alguse sellisest nagu projektist, kus ma tahtsin endale ehitada ühe elektrilise maagilise veekohal õljuva surfilaua ja kutsusingi sõbrad appi, hakkasime tegema ja siis nüüd sellest ongi kasvanud välja minu töö. Aga kas kogu selle jutuga on kuidagi see kott ka seotud? Ja siinsamas sees ongi maailma kergeim elektriline veetiivaga surfilaud, mis on üsnagi ainukene, mis mahub kotti ka, et olemegi seda nagu disainides täiega vaeva näinud, et see oleks mugav kasutada, sest kuni praeguse ajani see ongi nende pudeliga aelaks, et sul on mingisugune selline asi, aga sa ei saa seda kaasa võtta, et see ongi sul kuskil paadi peal või mere ääres, aga sa ei saa seda kaasa võtta, lähed sõbrale külla kuskile, aga see on nii suur ja raske, et sa ei saa kaasa võtta ja see on nüüd 18 kilo. Üldsegi võib-olla kerime aega natuke tagasi, et ma ehitasin kunagi ka Soleradi päikseautot ja siis sellega oligi nagu naljakas lugu, et me ehitasime seda 2 aastat ja siis me enamus ei saanud selle autoga sõita, sest selgus, et me olime liiga pikad selle auto jaoks. Et mina ei mahtunud sinna autosse, ma olin niimoodi ja siis ma mõtlesingi, et mulle täiega Soleraid meeldis ja siis ma mõtlesingi, mida ma saaks teha sellist, millega saaksid kõik sõita, kõik, kes ehitavad, aitavad ehitada, kõigil on tore. Ja siis ma nägin tegelikult sotsmeedias sellist veekohal liuglevat surfilauda. Mõtlesin, ma tahan ka siukse ehitada. Ja siis ma nägin, millised need on ja neil oli hästi suur mure, et nad olid sellised, mida ei saa kaasa võtta, vaid ühes tükis, hästi suured. Autosse peaaegu võimatu võtta, kaasa võimatu võtta. Ja siis mõtlesin, et ma tahan teha mingi ülikompaktse, mis natuke muudaks maailma õnnelikumaks, sest sellega liuelda ringi. See on ilmselt kõige nagu ägedamad tunded, see on väike linnukene liudab vee kohal. Aga me ei ole niisama siia maja ette sattunud. Et mis aastal sa üldse astusid Tartu TalTech kolledžisse sisse ja mis erialale? Kui ma õigesti mäletan, see oli 2015 ja see oli täiesti esmakordne eriala siis, küberfüüsikaline süsteemi inseneeria ja me ei teadnud sellest mitte midagi, aga üks mu tuttav rääkis nagu gümnaasiumi lõpus, et oi, see peab mingi väga keeruline, väga raske asi olema, et sinna pole mõtet isegi kandideerida. Ja siis mõtlesin, vau, kõlab huvitavalt, davai. Aga kui rääkida tudengielust, siis mis sa ütleksid, et kui tore sul siin oli või mis on mingi kõige meeldejäävam mälestus siit? Ma ütlekski, et meie kursus, et kuna see on nii selline teistsugune, nii eriline eriala, siis siia sattusid kokku täiesti hullud üle terve Eesti kohale. Ja siis kui oli mingisugune konkurss, mingi võistlus, näiteks oli negavati konkurss, me alati võitsime ära. Saime mingid kohad, et negavati konkursid, oleme oma kursusega saanud kõik top 3 võidud kätte. Et meie kursakaaslased said kõigepealt vist 3. koha SmartVendi projektiga. Siis kursakaaslane Karl sai esimese koha oma sellise süsteemiga, mis jälgis mootorite ja kuullaagrite kulumisi niimoodi sensoritega, et kui sul hakkab mingisugune masin katki minema, et siis see süsteem saab enne teada. Ja mina siis sain lõpuks ka veel teise koha enda projektiga, mis siis mõõtis liitiumakude kulumist. Et hullult ägedad konkursid ja me saimegi just nagu oma eriala teadmised ja iga päeva, kus me siin koolis veetsime, panna ka oma ajud käima, et mõelda välja mingeid asju, luua midagi uut ja õppejõud võtsid täiega kaasa ja kõik kursakaaslased, et see oli hullult põnev, see oli leiutamine, täiesti leiutate küla eriala. Ja, siuke pidev mõtlemine kogu aeg. Okei. Aga mis praktilisi oskusi sa said siin Tartu kolledžis arendada või kuidas see just su karjäärile on kaasa aidanud? Ma ütleks kõige tähtsam, mis me saime, oli see, et meil anti vabad käed. Me saime ükskõik mida teha, mida me tahtsime. Meil tuli mingi kursus ja meile öeldi, et kui sul on mingi oma idee, mis sa tahad teha, sa võid hakata tegema seda, mis nagu haakub selle kursusega. Et kui muidu sa võtad tavalisel kursusel mingisuguse näidisülesande, lahendad seda, aga siis sulle öeldi, et sa võid võtta enda ülesande ka ja siis oli nagu, vau, ma saan hakata enda asja arendama. Ja see oli hullult põnev, et meil oligi mingi elektroonika praktikum ja said arendada mingit oma asja ehitada.
ja see andiski nagu täiega palju, nagu võimestas sind, sul oli mingid spetsialistid juures, said küsida kohe, said teha ja see oli hullult põnev, et niimoodi sai, et meile anti sellised võimalused. Jaa. Ja kui nüüd rääkida veel tudengi elust, siis kas on mingi meeldejääv üritus äkki? Jaa, kindlasti. Ma ütleks, et siinsamas kolledži hoovi peal olid väga ägedad sellised rebaste üritused meil ja kõige ägedam oli see, et isegi õppejõud võtsid osa sellest, et igasugused võistlused ja nii ägedad õppejõud, sa said juba enne selle kooli alustamist juba tuttavaks oma õppejõududega ja sellise isiklikuma kuidagi sideme nendega luua, saidki aru, et nad ei ole mingi karmid õpetajad. Muidugi nad on karmid ka, aga nad on ka inimesed, nad on väga ägedad inimesed. Et sa ütleksid siis, et siin Tartu kolledžis on õppejõudude tudengite vaheline suhtlus hea? Jaa, väga. Okei. Või kas sul meenub mingi tegevus või midagi, mida sa ütlesid, mida tegelikult õppejõud ei tohiks teada? Ma arvan, üks asi, mis siin oli huvitav, et meie jälle projektile anti siis seal 3. korrusel mingi oma ruum ja siis me saime öösel siin koolis käia ja chillimas, see oli suht äge. Et jällegi, et sulle antakse võimalus teha oma asju ükskõik, kuidas sa tahad ja siis me käisime vahepeal siin öösel ükskõik, mille pärast siis siin koolis meisterdamas. Et kui sa kirjeldaksid Tartu kolledžit, siis ütleksid, et see vabadus on kindlasti üks suur tugev märksõna. Ja. Aga kas sa oskad veel mingit meie kooli tugevusi tuua välja? Ja ma ütlekski, et mida nagu kodusem keskkond, seda rohkem sul antakse võimalusi, et kas selle sama surfilaua projekti jaoks ükskord koolis saime printima, kell oli 10 ja kool läks valve alla minema. Ja siis ma helistasin Rinaldole, ütlesin, kuule, meil on siuke mure, et meil on vaja homseks asi ära teha, et kas saaks kuidagi selle valvest maha võtta. Ja Rinaldo tuli kell 10 öösel ja võttis kooli valvest maha, et me saaks öö läbi printida oma asju. Et see on nii tore, kuidas kõik tulevad vastu ja tulevad appi, et midagi luua. Tekkis kooli jooksul ka mingeid väljakutseid, mingeid raskusi? Kindlasti. Kooli ajal ma tegelesin päris palju spordiga ja siis ikka juhtus mingi 3-nädalane treeninglaager kuskil välismaal, nii et ma ei saanud koolis käia ja mingid ained mul siis seetõttu jäid tegemata, aga õnneks need olid täpselt sellised moodulid, mis ma sain ära asendada mingite muude ainetega, nii et kõik väga hästi läks klappima lõpuks. Okei, super. Ja kui nüüd tulevad uued tudengid siia, siis mis nippe sa neile annaksid? Ma arvangi, et kuula oma südant, kui sul on mingi projekt käsil, mis sa tahad tuua, siis hakka seda julgelt tegema ja nagu kohe, kui sul see intukas mõte tekib, et ära seda mata kuskile sahtlisse, et analüüsi seda mingi nädalate kaupa ei. Kui sul tekib mõte, hakka kohe tegema, kutsu appi sõbrad, õppejõud, hakka kohe tegema, sest nagunii iga mõte tegelikult läheb muidu meelest ära, kui sa liiga kauaks jätad selle omale nagu kuskile sahtlisse seisma, et äkki kunagi teen kohe tahab teha. Kus sa näeksid ennast 5-10 aasta pärast? Ma ei oskaks midagi paremat tahta kui see, kuidas praegu läheb, et praegu läheb nii ilusti see tee, et kui ta jätkab samas rütmis, siis on super ja meil on selle tootega ka plaanis juba järgmine mudel, mis me tahame USA turu jaoks teha, veel kergem, veel parem ja muutagi see maailm natukene rõõmsamaks kohaks, anda inimestele seda rõõmu, seda lapsikut lusti, surfata ringi, ka sileda vee peal, sest Eesti pole ju tuntud oma suurte surfilainete poolest, aga elektrijõul sa saad vaikselt sõita, täiesti hääletult ei tekita laineid müra, lihtsalt ringi ja see on nii tore, eriti kui sa tuled kuskil saunast, see on täiesti hindamata. Aga on väga lahe, Andres, et sa leidsid aega ja tulid tagasi siia kolledžisse korraks ja nagu edu sulle oma tegemistega ja alati oled oodatud tagasi ka. Aitäh!